Я живу в Петеле церкви на 2-м этаже, и я живу тут уже 2-й год. Ну, тут я стала замечать, что тут странные вещи какие-то начали уже с прошлого года. Ну, во-первых, ночью появляются какие-то стуки вот там вот здесь у меня дверь. И я шла в соседнюю комнату, увидела на коридоре в окне черную какую-то вот такую тень. Я стала замечать странные предметы, происходящие в моей комнате. Раньше здесь кровать и шкаф стояли совсем в другом месте. И когда я ходила в свою комнату, мне казалось, что за мной кто-то следит в этом окне. А теперь оно закрыто кроватью. Me asume siin Põhja-Tallinnas Peeteli kiriku juures olevas laste tugikeskuses. Ja mina töötan siin kasvatajana ja räägiksin mõningatest juhtumitest, mis siin on toimunud, mu enda isiklikest kogemustest kui ka mõningate teiste siin olevate laste poolt kogetust, millele ei oska nagu selgitust leida. Et Peeteli kirik ehitati eelmise Eesti Vabariigi ajal ja vahepeal Nõukogude ajal oli siin Tallinnfilmi ladu muuseas ja nüüd teise vabariigi ajal, tähendab praegusel Eesti ajal, siis uuesti kirik taastati ja siin hakati aitama tänavalapsi. Teisel korrusel asusid kunagi kirikuõpetaja eluruumid ja põhilised juhtumised selle kirikuga seoses ongi just pärinevad siit teiselt korruselt. Еще здесь происходят очень странные вещи, что шкафы шуршат, как будто их кто-то открывает, а здесь никого нету. Mina kasvatana siin magades ükskord öösel väga selgesti kuulsin koputust, üsna tugevat. See oli piisavalt tugev, et ma arvasin, et see tuleb sealt eemalt välisukse juurest. Imestasin, et keset tööd niimoodi meile veel tuleb. Läksin ja avasin ukse ja seal ei olnud mitte kedagi. Lapsed rääkisid mitmel korral, et neil on elektroonikaseadmetega mingeid imeliku asju juhtunud, et küll on muusika hakanud mängima või film järsku niimoodi katkenud, pausi peale läinud iseenesest. Ja ma naersin ja ütlesin veel, et elektroonikaga ja mobiilidega ikka võib juhtuda igasuguseid asju, et küllap läksid lihtsalt sassi. Ja sisuliselt mingi mõne minuti pärast oli mul selline kogemus, et seal suures toas viibides ma olin toa ühes nurgas, järsku televiisor läks iseenesest käima. Pult oli seal kõrval, mitte keegi ei saanud sellega midagi teha. Ma olin üksinda ruumis. И здесь много странного происходит. Свет то погаснет, то включится сам по себе. Ma ise olen ka maganud selles viimases toas, kus lapsed on imelikke asju kogenud ja varja näinud akna peal. Et ausalt öeldes on endal ka olnud päris selline jube tunne, et näiteks ma ei julge magada niimoodi, et näoga seina poole, et on kuidagi ei tunne ennast hästi. Üleüldse siin magades välja mitte kunagi ei puhka ja tegelikult unenäod on päris sellised õudsad, et ma ei saa öelda, et ma näeksin muidu kusagil mujal selliseid raskeid unenägusid või et kuidagi selline hästi raske tunne oleks, et lausa sellised, ma ei tea, saatanlikke või ma ei tea midagi tõesti sellist tumedat. Когда я ночью сплю, я постоянно слышу стуки из этой вот двери. Вот как стукнуло. Прошло немножко, опять стукнуло. И тут страшно.